enne 9. veebruari esietendust mõtlesime teha siis veel väikese intervjuu üksteisega vahetult enne. Ja me oleme siis Premiere 2017 residendid, noored koreograafid, Sigrid Savi ja Keiti Pook. Ja küsiksime siis niimoodi väga loomulikus stiilis lihtsalt üksteiselt mõned küsimused. Nii et ma siis alustan ja suunan küsimused Keitile, et kui sa tahad veel enda kohta midagi öelda, siis sa võid lisada, aga et lihtsalt lühidalt, et mis sind siis huvitab? Kui niimoodi sõnastada, siis ma arvan, et mind huvitab kogemuste süntees ja sellega manipuleerimine, vormi otsimine ja siis hiljem selle fikseerimine. Ja kõik, mis jääb sinna vahepeale. Aga võib-olla ma küsin selle sama küsimuse sinult, et lähme nagu küsimuse haaval või? No tegelikult ma olen juba mitmeid aastaid mõelnud selle mõiste peale nagu uus siirus, mis vahepeal oli nagu ka rohkem teemas, aga nüüd on võib-olla et ära kadunud. Ja ma olen juba pikemat aega tahtnud nagu laval olevat siis kirjeldada ja kuidagi seda väga läbipaistvaks teha. Ja viimases eelnevas lõputöös, koreograafi lõputöös, ma arvan, et ma natukene õrnalt kompisin seda ala, võib-olla mitte nii selgelt teiste jaoks. Ja siin nagu sain esimest korda jälle proovida seda läbipaistvust ja seda uussiiruse mõistet, mida ma kuidagi enda jaoks siis hetkel kombin, ma arvan. Aga võib-olla ma kohe küsin siis Sigrid sinu käest, et millest räägib sinu töö või mida sa soovid veel lisada kõigele, mis sa juba öelnud oled või mida sa oma etenduse kirjelduses kirjutad? Nüüd Norras esinedes saime tagasisidet siis 2 teiselt residendid, kes seal veel olid. Ja siis ma hakkasin tõesti mõtlema teisiti ka, vaatama seda tööd teisiti. Ja mis ma lisaksin, on võib-olla siis see, et ma arvan, et selles töös leiab iga inimene enda kujutluses mingisuguse inimtüpaaži, kellest siis laval olevad, keda ta laval oleva karakteriga siis seostab või ja tunneb ära mingeid situatsioone, millega suhestuda ja tunneb ära absurdi, millele ta kas siis elab kaasa või siis vangutab pead ja et kujutleda ette selles töös maailmu, millega ta kokku ei puutu või mille kohta puuduvad piisavalt teadmised ning neid siis maailmu kas karta, põlata või siis ülistada. Väga ilus. Ja ma arvan, et siiamaani on midagi nagu muud mõtted, et alguses on väga raske tegelikult sõnastada oma tööd ja hiljem läbi teiste tagasiside on palju kergem uuesti näha veel neid. Ja sama küsimus sinule, Keiti. Ma võib-olla veel kordaksin üle või et mis mu pealkiri on siis sünaps ja mis see sünaps siis on, et seal on küll kirjeldatud, et see on üks selline koht, kus 2 väikest rakukest suure organismi
need on sellised saladuslikud intelligentsed tegelased. Need võivad olla närvirakud, aga need võivad olla ka täiesti midagi muud. Ja nad saavad kokku. Nad ei puuduta teineteist, aga nende vahel toimub midagi väga maagilist, et üks annab edasi teisele välismaailmast püütud tunnetuslikku informatsiooni ja teine võtab selle vastu ja kannab edasi. Ja see on justkui mingisuguse, mu etendus suumib sisse sellise kahe tegelase või sellise kahe väikese organismi siis suhte või toimlemise, külgi tegelikult seda võib ka võtta kui et nad on selle ühe suure süsteemi osad ja selliseid võib veel olla miljonid ja miljonid ja miljonid. Ja selle 30 minuti jooksul siis ma arvan, et võibki külastada erinevaid dimensioone, et võib sattuda mikrotasandile ja võib-olla spirituaalsemasse maailma või hoopis kuskile 3. kohta ja 4. ja 5. Et ma armastan ise vaadates etendusi, ma väga armastan, kui mulle jäetakse tõlgendusprotsess, kui mulle jäetakse vabadus, kui mulle antakse punktid ja see tee, aga vabadus valida neid väikesi teisi harusi, et kuidas ma siis sinna algusest lõppu jõuda võiksin. Ja ka seda ma oma etenduses nagu tahan saavutada. Vot, ja äkki ma siis küsin järgmise küsimuse Sigritilt, et mida sa õppisid alates 16. septembrist tänaseni? Ma arvan, et ma õppisin usaldama iseenda valikuid rohkem seoses sellega, et on seda praktikat nüüd olnud võimalus praktiseerida ja olen õppinud usaldama juhust rohkem ka, et jätta mingit vaba ruumi kas või protsessi viimse minutini, et ehk sinna tuleb midagi, et see võib väga alt vedada, aga ma pigem üritan seda juhust usaldada. Ja et kõike ei saa kontrollida ja pigem proovin siis kõike mitte kontrollida, et ehk tuleb midagi. Ja siis tööprotsessi, tööeetikat, mis on siis endale omane, kuidagi sellega sai tutvust tehtud ja seda kohati siis aktsepteeritud, et üksinda on raske töötada, et sa vastutad ainult iseenda eest, et nii palju, kui sa teed või nii vähe, kui sa teed ja ma arvan, et ma veel õpin selle kohta palju, kuidas on kõige produktiivsem näiteks siis üksinda töötada ja iseennast motiveerida, aga ma arvan, et ma juba sain väga palju teada ka. Mida sa näiteks teada said? Kas võid mõne näite tuua? Jaa, et ma mõtlesin seda, et ma olen hästi hektiline proovisaalis ja kui on juba tekkinud mingisugused formuleerunud erinevad siis kohad lavastuses, siis ma teen niimoodi läbi ühe koha ja siis ma kuidagi nagu seedin seda ja siis hüppan juba järgmisesse edasi. Ja siis ma hüppan nagu, kui on näiteks 3 osa, siis ma hüppan nende erinevate vahelt, et mul on millegipärast väga raske ühes kohas püsida ja sellega hästi kaua tööd teha. Ja ma olen pigem teiste
loomeprotsessides nagu seda teinud, aga ma olen avastanud, et ma ise seda ei suuda iseendale võimaldada, et ma hüppan erinevate osade vahelt, siis seedin ja hüppan ja teen uuesti pigem kõik läbi. Ja, ja, ja niimoodi kuidagi on toiminud minu jaoks. Ja isegi kui ma vahepeal olen tundnud, et ma olen nagu eemaldunud mingisugusest ma ei tea, et kuidagi on kaugele jäänud, et nüüd see premeer on tagasi toonud jälle selle koreograafia, tantsumaailma ja etenduskunstide juurde, siis praegu ma tunnen, et tõesti näen endas midagi, et mis võiks olla, et seda oskust tervikpilti luua ja visualiseerida ja lavastada seda. Et ma tahaks loota, et nagu see on olemas endas ja et inimesed nagu ka näevad ja saavad mingi tõesti kogemuse. Vot, jah. Et ma arvan, et see pool aastat on umbes näidanud päris palju sellise esimese suurema lavastamise kohta, mingit tööeetikat ja iseennast lavastajana. Ja sina, Keiti, räägi, mida sina oled õppinud sellest septembrist saadik, kui sa said teada, et sa pead oma tööga jätkama või see tähendab, et sulle antakse võimalus oma tööga jätkata ja mida oled proovidest õppinud, sest sinul on ju tegelikult päris suur meeskond. Jah, mul on siis 2 muusikut, Ken ja Lee ja on siis see teine etendaja minu kõrval, keda ma olen siin nüüd nende kuude jooksul päris palju vahetanud, sest leida inimest, kes püsivalt saaks olla proovides ja olla kõrval on nagu väga raske. Aga ma arvan, et läbi selle ma olengi hetkel veendunud, et olles nii noor siin selles tantsukunsti maailmas, siis ma arvan, et ma kas alahindasin oma võimeid üle või see ongi mul lihtsalt õppimisprotsess, et ma ei suuda olla niimoodi, et ma oleksin ise 100% endaga rahul, ma ei suuda olla samal ajal lavastaja ja samal ajal etendaja. Ja ma näen seda, et ma ei suuda, aga samas ma lepin endaga ja ma lepin selle olukorraga. Ja ma tulevikus näengi siis tegelikult ennast kas siis etendajana teiste töödes või siis lavastajana või koreograafina. Et või siis tõesti sooloartistina võib-olla on see midagi, mida või sest et jah, võib-olla on see midagi, mis sobib mulle siis paremini töötada siis ainult kas üksinda, et samal hetkel keskenduda iseendale ja kõigile teistele ja siis selle lavastusele ja selle loomeprotsessile on mul hästi palju olnud. Aga jah, kõige läbi selle ma siis õppisingi kõige rohkem ennast tundma, iseenda nõrku kohti ja neid endale tunnistama, aga läbi sellega ennast rohkem usaldama. Ja teine märksõna, mis ma välja toon, on koostöö erinevate inimeste vahel ja see küsimus, et kuidas kõigi vajadusi mõistes liikuda siiski sellises suunas, mida ainult mina saan lõpuni näha ja tunda. Ja, et kuidas usaldada ennast lõpuni ja panna teised sind usaldama. Et kuna me olime Norras 3 nädalat ja see on päris pikk aeg, ma arvan, et hea võimalus. Mida sa seal olles just õppisid, olles selles situatsioonis oma meeskonnaga 3 nädalat?
eemal. Et mis see sulle andis koreograafina kõike seda kompotti kokku arvestades? No eelkõige ikkagist ma tundsin, et Norra puhastas keha ja hinge ja pani selle kontsentratsiooni hästi paika ja hoidis energiat üleval. Et me tõesti, meil oli vaba aega, aga samas me töötasime maksimaalselt ja läbi selle, kas ta on just nagu koreograafina või loomingus midagi nüüd, et ma ei hakanud nüüd mingi trollides panema sinna midagi juurde või mingi Põhjamaa minimalism. Põhjamaa pimedust veel rohkem oma lavastusse või selles mõttes, et pigem ta lihtsalt hoidiski seda tööprotsessi ja töömeetodit hästi sujuvana ja hoidis seda energiat üleval ja info üleküllust ei olnud. ja väga nagu sundimatu oli kogu see tööprotsess, mis ma leian, et see kunsti puhul või etendusloomise puhul võiks olla, et midagi sundimatut ja see tuleb ja see koostöö. Et tegelikult Norra et meile siis võimaldati selline soe pesa, kus me saame vabalt oma lihtsalt, et ma arvan, et see ei ole, et ma ei kujuta ette, kas see on siis edaspidi, ilmselt ei ole niimoodi, aga nüüd teie olge seal, võtke ja need võimalused ja tehke, mis te tegema peate. Just, see usaldus ja kõik nagu sealtpoolt ka, need inimesed, kes meiega seal olid ja et kõik oli väga professionaalne ja sama küsimus sulle, Sigrid. No mina mõtlesin kõige rohkem just selle ikkagi tagasiside peale ka, mis ma siis nagu just sealt sain ja kuidagi veel rohkem sain julgust pärast showingut, et veel oma mõtetega kaugemale minna just teostusega ja mitte karta teostada oma mõtteid. Et võid nagu fantaseerida küll igast asju, aga tihti jääb ka see, et sa ei kujuta ennast seda tegemas ette või kardad. Siis ma pigem üritasin ikkagi võtta edaspidiseks selle julguse oma tegudega, oma mõtetele nagu tõesti võrdväärselt järele jõuda ja mitte karta. Kuidas on enne esietendust tunned? 1,5 nädalat on umbes aega. Sul vist on üsna kriitiline seis. Mul on üsna kriitiline, et on vaja kohal olla. Et see on nagu see märksõna, et kui inimesed on kohal, siis saab ka proovi teha. Ja kui neid ei ole kohal, siis ei saa proovi teha. Ehk siis minul kui selle asja nagu niiditõmbajatel on selline tunne, et ma olen ise selle niidipusa sees praegu ja on siuke segadus. Aga see on see, et küsimus on üldse selles, et millal saab töö valmis. Mis asi on valmis töö, valmis etendus? Ja esiteks praegu ongi, see küsimus jääb nagu alatiseks, et isegi kui see on maal, kui see on etenduslavastus ja kui see on juba valmis, kas ta siis ikkagi on valmis, aga praegusel hetkel ma ei ole isegi jõudnud sinna maani, et seda küsimust endalt küsida veel ja hakata ja et ennast ette valmistada selleks, et ma tean, et kohe varsti tuleb see tunne, hakkab tulema, et äratundmistunne tuleb ühesõnaga sul peale, et ma tean, et see tuleb mul mingi hetk, kui etendus peaks justkui mingisuguse kuju võtma, et ma nüüd tean, et nüüd on midagi, mida ma võib-olla tahaks jagada ja näidata. Aga praegu ongi see segadus. Küsin siis sinu käest, Sigrid, et kuidas sina ennast tunned? Ja mul on alles esimene päev põhimõtteliselt siin saalis ja me panime Markoga lava põhimõtteliselt valmis. Lava kujunduse ja kõik.
ja iseenda tehnilise tööga ma veel tegelema ei ole hakanud ja hakkan ja üldiselt ma närvi ei lähe enne paari päeva ja ja siis kuidagi, ma ei tea, kas see on siis mis iganes seis, kui on, et siis ma ei lähe. Et kuidagi, kas see on ka see viimase minuti usaldamine, et isegi oled terve öö üleval, aga midagi sa teed ju ikkagi viimastel päevadel ära. Et enne paari päeva ma nagu täiesti närvis ei ole ja kõige rohkem närvis olen 15 minutit enne etendust. Et see on nagu see maksimum pundar. Et ma olen kuidagi aru saanud, et pool tundi ei ole ka veel täiesti see, siis sa tead, et on veel natuke aega. Aga 15 on veel aega põgeneda, aga 15 minutit on see, kus ma olen vist kõige rohkem laes oma närvidega. Ja muud ei ole midagi, et mul see protsess praegu algab ja ootan mingil määral väga, et kuhu oma tööga nagu jõuda, oma töökusega, et proovida veel pigistada midagi endast nagu välja, mingid kvaliteete. Uute koreograafide sari premieer toob sel aastal publikuni Keiti Pooki ja Sigrid Savi debüütlavastused Synaps ja Imagine There's a Fish. 9., 15., 16. veebruaril ja 1., 2. märtsil Sõltumatu tantsulaval, 7. märtsil Tartu Uues teatris. Kohtumiseni!